tulemast Tallinna Loomaaeda. Täna räägime teiega meie suurepärastest sõpradest, Jaapani makaakidest. Vaatame, kuidas nad loomaaias oma elu veedavad ja räägime natukene sellest, kuidas nad suhtlevad omavahel ja kuidas üks loomaaia külastaja võiks ka nendega suhelda. Meie Jaapani makaakidele on noorteklubi poolt ette valmistatud paiupallid, kuhu meie talidajad on pannud neile natukene maiustust ja lõbustust, et seal on heina, paprikat, õunu, kõrvitsad, banaane, ka lehtkapsast näiteks ja pirni. Ja igaüks võib valida endale oma meelepärast maiustust ja muidugi esimesena seda teevad need makaagid, kellel on karjas kõrgem staatus. Jaapani makaagid, nad elavad Jaapanis, nagu nimi ütlebki, ja nad elavad seal mägedes ja metsas. Nii et nad oskavad suurepäraselt nii ronida kui ka kõndida või joosta või hüpata. Te võite märgata, et nende tagumikutel on olemas sellised päramõhnad ja kuigi me ei tea täpselt, kuidas nad tekkisid ja milleks neid kasutatakse, siis arvatavasti nad on seotud nende istumisega, et oleks kõrgel puu otsas lihtsam end paigaldada. Peppul on siis suurepärased sellised padjakesed. Ja Jaapani makaagid, nad on sotsiaalsed loomad, ehk nad elavad karjades. Ja karja sees võib olla tavaliselt 30 kuni 40 liiget, kuigi mõnikord neid on kuni 100. Ja karjades on väga tähtsal kohal emased, sest emased, nad jäävad karja sisse tavaliselt terveks eluks, aga isased ühel ajal võivad otsustada, et neil on aeg edasi liikuda ja leida endale uut karja. See on tegelikult seotud sellega, et emased tavaliselt ei soovi sama isasega mitu korda paarituda, ehk siis igal aastal nad võivad valida endale uue peika, seda, kes on noorem, nägusam ja võib-olla viisakam kui tema eelmine. Mõnikord nad valivad ka alfa isast, ehk siis kõikidest isastest kõige isasema isendid, kellega paaritutakse rohkem ja kelle kohustuseks on majas korda pidada. Meie loomaaias alfa isaseks on Mazeppa, kes on kõige suurem isane ja samas ka tema nägu ja tema tagumik on kõige punasemad. Kohe, kui keegi teeb midagi, mis Mazeppale ei meeldi, siis Mazeppa tuleb kohale ja näitab teistele makaakidele, kuidas asjad käima peavad. Ja selleks, et karjas rahu oleks, siis kõik karjaliikmed peavad oskama omavahel hästi suhtlema. Ja makaagid, kes on meiega väga sarnased loomad, nad kasutavad väga palju samasuguseid trikke nagu ka meie. Ehk siis nad suhtlevad omavahel häälega. Neil on erinevad hääletsused, et väljendada oma rõõmu või ärevust või hirmu või kui nad tahavad midagi saada. Aga samas pange tähele, et neil on paljad näod ja roosa nahk. Ja see tähendab, et kui nad on emotsionaalsed, siis nad võivad punastada. Ja kui nad punastavad, siis see annab teistele makaakidele samuti infot edasi. Ja see muidugi aitab neil teineteisest aru saada. Ja kui me räägime nende näoilmetest ja kui teie ka tulete Tallinna Loomaaeda vaatama meie Jaapani makaake, siis palun ärge naeratage neile avatud suuga, sest seda nad arvatavasti võtavad kui ähvardust. Sest kuigi meie võime arvata, et suur naeratus on sõbralikkuse märk, siis ahvide ja just makaakide jaoks see tegelikult tähendab, et te näitate oma hambaid, ähvardate, et hammustate seda ahvi ja siis ta võib vastata teile samaga
Nii et kui ahv loomaaias või looduses teile naeratab, siis on parem sealt ära minna, enne kui tema tuleb teile kallale. Ja samas makaakidele aitab suhet korras hoida teineteise kammimine. Ahvidel on liiga laiad õlad ja nad ei oska ise oma selga sügada. Nii et siis karjaliikmed tulevad sellega appi. See on võib-olla seotud ka sellega, et miks meilgi on nii mõnus saada massaaži või käia juuksuris. Ehk siis makaagid, nad puhastavad teineteist, sorivad oma sõrmedega oma sõprade ja lähedaste tuttavate ja pereliikmete karvas, kui leiavad mingit parasiiti või higist saadud soola, siis pistavad seda endale suhu ja muidugi sa ei hakka nii palju vaeva nägema karjaliikme heaks, kellest sa ei hooli ja sa ei lase end puhastada sellel liikmel, keda sa ei usalda. Nii et kui me vaatame, kes keda puhastab ühes karjas, siis me võime öelda, kes on kelle sõber. Kuigi ma pean ka ütlema, et kui makaak näeb välja, et ta on midagi leidnud, ehk ta puhastab teise ahvi ja siis pistab sõrmed suhu, siis see tegelikult ei tähenda, et ta päriselt midagi leidis. Lihtsalt asi selles, et kui sa teed tööd, aga tulemust ei ole näha, siis ilmselgelt sa töötad halvasti. Nii et nad täiega teesklevad, kõik teised karjaliikmed arvaksid, nad on väga tähtsad. Need emased, kelle seljas on pisikesed pojad, need on karjas dominantsemad emased, kes siis praegu kasvatavad oma lapsi. Neil ei ole eraldi seisvat paarittumishooaega, kuigi tavaliselt nad paarituvad soojamal ajal. Aga siis see tähendab, pojakesed võivad meil igal ajal tulla ja siis me peame selleks alati valmis olema. Aga muidugi selleks, et Jaapani makaakidega paremini tuttavaks saada, on parem tulla Tallinna loomaaeda. Nii et kui tulete loomaaeda, siis ärge naeratage meie makaakidele ja siis võib-olla ärge näidake neile, et teil on midagi huvitavat taskus, sest siis nad tunnevad uudishimu, aga võivad nukraks minna, kui te päriselt seda asja neile ei anna. Nii et tulge Tallinna loomaaeda ja püsige terved. Aitäh!